No tere! Täna siis ma teen ühe salati, mis on väga lihtne. Siin on ainult siis põhiliselt 3 komponenti. On Hiina kapsas, on viinamari ja majonees. See on super salat, alguse ta siis sai minu juurde ühest sööklast, kus ma siis küsisime, mis seal sees käib, see on väga hea salat. Aga seal ta siis algselt oli tehtud jääsalatiga ja ülejäänud oli siis kõik sama. Ja maitseainetes panen soola, pipart ja sidrunipipart ja soola ja siis natukene suhkrut. See käib nüüd maitse järgi, sest viinamarjad on ise magusad. Ja siis segan ära ja siis on ta väga hea siis liha, kana kõrvale. Meeli sinna muud ei käigi siis, see ongi meie siuke toidukord, väga hea liha kõrvale. Akin ma natsin siis vahepeal ära, hästi peeneks teen selle Hiina kapsa ja siis viinamarjad teen siis 4 ja väiksemad võib lihtsalt pooleks. Kui nüüd on seemnetega, väga suured seemned, need ma olen siis välja võtnud. Jah, näitan siis vahepeal, kuidas ma siis teen, Hiina kapsa umbes selliseks ja siis viinamarjad teen siukseks, nad ei jää väga väiksed. No nii, nüüd on mul siia kaussi hakitud. Nüüd ma siis lisan majoneesi. Ja majoneesiga on mul siuke asi, tavaliselt ma kasutasin siis seda Felixi oma, aga siis ma avastasin sellise asja nagu Maximast majoneesi. See odavam, mis on purgis, see Veldone. Minu meelest on ta helesinise kaanega. See on väga hea, see on odav Elmans, on sama maitsega ja väga maitsev. Aga täna mul on selline asi, ma ostsin need kõik asjad Lidlist. Praegu on ka viinamarjadel seal soodukas, muideks väga head, ilma seemneteta ja väga maitsvad viinamarjad on. Soovitan ka osta ja teha ka salatit siis, nagu mina. Aga võtsin siis Lidli majoneesi seekord, aga maitsesin nüüd natukeselt, on siukene paks samamoodi nagu see Maxima oma. Maitselt on nagu natukene, ma ei tea, mahedam. Aga ma teen siis nüüd salati valmis, vaatame. Ma usun, et sellest tuleb ka väga hea, aga ma soovitan ikkagi Maxima majoneesi. Nii, panin siis siia selle purgi majoneesi. Siis ma panin umbes teelusika soola, natuke sidrunipipart ja ka ühe teelusika siis suhkrut. Segan ära, siis ma proovin, kuidas maitse on, kas on vaja midagi juurde lisada või ei ole. No nii, valmis ta siis ongi. Ja minul ongi täna siis see kohe siin õhtusöögiks. Ja kõrvale siis pakun sealiha vorsti. Ja salat tuli täpselt väga hea ja mõnusa maitsega. Nii täpselt on retsept praegu paigas, selle ma panen ka siis teile siia kirja. Nii head isu!